Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame erinevaid andmestruktuure ja keskendume praegu siis ühemõõtmelistele andmestruktuuridele, milleks on järjend, ennik, hulk ja vaatame ka natukene sõne. Nii et tuletame meelde, mis asi see järjend siis on. No järjendit saab võrrelda siis jadaga, ehk siis matemaatikast on teada, et see on siis selline lineaarselt järjestatud hulk, aga järjend on siis lõplik jada, ehk siis meil on sellel algus ja lõpp. Ja programmeerimis näiteks, kui meil järjend A, siis saame siia panna siis elemendid ja luuakse siis selline 3 elemendiga järjend. Paljudes programmeerimiskeeltes on siis kasutusel sõna massiiv, ehk siis see on siis selline ühte ja sama tüüpi muutajate hulk. Pythonis on siis tegemist listiga, see on inglise keeles list. Et meil siis siin kursusel tegelikult järjend ja list ongi nagu sünonüümid. Nüüd järjendil puhul võivad olla elemendid ka erinevat tüüpi. Ehk siis näiteks ma võin teha ka sellise järjendi, kus meil on näiteks true, võib olla siin mingisugune sõne, tere, ja siia võib ka lisada siis loomulikult arve, 3, 2, võib ka olla siin, nagu me õppisime juba, alamjärjend, 4, 5. Ehk siis need elemendid võivad olla erinevat tüüpi. Ja kui te tabelist näiteks loete, kus esimeses lahtris on sõne ja teistes arvud, siis see võib täitsa juhtuda. Vaatame, mis ekraanile ka väljastavad, siis print A ja siin print B. Tuletan meelde, et järjendisse saab siis lisada elemente või siis ka olemasolevaid eemaldada. Näiteks a.appendiga saate sinna lisada ka 4, print A. Ta on 4 siin juures. Siis remove'iga saate eemaldada elemente. Näiteks eemaldame siis 2, print A. Tegelikult on olemas veel eemaldamiseks käsud clear, tühjendab ära, pop, del, ehk saate ka siis eemaldada indeksi abil. Selles mõttes ei ole järjend fikseeritud pikkusega, et te saate seda pikkust siis muuta. Ja elemendid võivad saada ka uusi väärtusi. Näiteks, kui me tahame muuta esimese elemendi ära, A kohal 0, võrdub 5, print A. Nii tuletan meelde, et eelmised käsud ka siis veel siin toimivad. Nii et esimene element muutus 5. Ja seda siis nimetataksegi tegelikult muteerimiseks, ehk siis saame elementide väärtust muuta. Ja miks see on oluline? See on oluline sellepärast, et tegelikult on olemas ka selliseid andmestruktuure programmeerimises, mille väärtusi ei saa muuta. Näiteks te loote mingisuguse muutaja, kus on erinevad väärtused, mida te ei taha, et enam muuta saaks, siis järjendi puhul on oht, et võite neid liikmeid muuta. Ja kui te tahate teha sellist nii-öelda järjendit, mida ei saaks muuta, et ei oleks muteeritav, siis siinkohal tegelikult tulebki appi ennik. Ennik või siis matemaatikas korteež on siis selline nii-öelda järjend, mida ei saa enam siis muuta ja märgitakse siis kantsulgude asemel tavaliste sulgudega. Nii et teeme siia ühe enniku B, kus on siis 4 liiget ja saame sellega samamoodi tegutseda nagu järjendiga, ainsa erinevusega, et me ei saa seda muuta. Kust tuleb sõna ennik? Tegelikult kui te mõtlete, et kui on koos 3 arvu, siis on kolmik, kui on 4 arvu, siis on nelik ja kui on n arvu, siis ongi ennik. Et sealt see nimi tuleb. Tegemist on siis fikseeritud pikkusega mitte muteeritava andmestruktuuriga. Proovime seda muuta, näiteks järjendi puhul see sõna append. Lisame siia juurde siis elemendi 5. Print B.
ja ütleb veateatle. Nii et inglise keeles on see siis tuple ja ei ole sellist asja nagu append. Nii et sellist asja ei saa siis ennikuga teha. Ja tegemist on siis fikseeritud pikkusega. Ehk siis tal ongi selline pikkus, nagu alguses määratakse ja seda muuta ei saa, ehk ta on mitte muteeritav. Nüüd elemendid võivad samuti olla erinevat tüüpi. Näiteks võite samamoodi panna siia tere, võite siia panna erinevaid arve, ehk siis selles mõttes on järendiga sarnane print C. Tegemist on siis järjestatud hulgaga, ehk siis nii nagu järendi puhul, see on siis nullis element, see on siis esimene, see on teine ja elementide indekseerimine käib siis täisarvudega ja ka konstantse ajaga, et seda meil siin hetkel vaja pole. Inglise keeles on siis tuple. No proovime ekraanile väljastada näiteks selle tere, see on siis C kohal 0. Nii, siis see väljastatakse ekraanile. Lisaks järjendile ja ennikule on olemas ka veel selline huvitav andmestruktuur nagu hulk. Hulk ehk siis set on siis mitte korduvate järjestamata elementidega andmestruktuur. See tähendab seda, et esiteks mitte korduvate ehk siis hulgas kõik elemendid on erinevad. No võite ette kujutada näiteks, kui inimesed tulevad kokku, moodustavad hulga, kõik inimesed on erinevad, seal ei saa olla kahte ühesugust inimest. Ja järjestamata, see tähendab seda, et hulgas ei ole indekseid, et üks on nullis element, teine siis on esimene element, see on teine element, vaid nii nagu inimesed on ühes rühmas koos, nad ei ole kuidagi järjekorras ja selliselt siis moodustubki hulk. Iseenesest võib panna korduvaid elemente, aga see lihtsalt selles mõttes ei salvestu, et ta vaatab kõiki elementi ühe korra. No näiteks, kui me teeme ühe hulga, siis kuidas hulka siis defineeritakse? No millised sulud meil veel kasutamata on siin? On kasutatud kandised sulud, on kasutatud ümmargused sulud, ehk siis üle jäävad veel loogilised sulud. Ja hulka võime panna siis elemente, paneme siis 8, 2, 3, paneks siis 8 2 korda. Et me defineerides saame siia küll panna mitu elementi, aga vaatame, kui me ekraanile väljastame. Siis see 8 jääb ikkagi ühekordselt. Siin oli ka kirjas, et järjestamata. Me vaatame, kui me üritame ekraanile väljastada H kohal 0 esimest elementi. Mis siis juhtub? Ja ütleb, et type error set object is not subscriptable. Ehk siis set on siis hulk ja sellelt ei saa võtta, see ei ole järjestatud. Nüüd hulgal saab siis ise valida, kas see on muudetav. Et set on siis muteeriv ja frozen seti saab ka luua, mis on siis mitte muteeriv. Ja seda saate siis teha selliselt, et näiteks teeme hulga 2 ja kasutame siis sellest käsklust set. Ja kui te seti kasutada, siis te peate siia panema sulud. Ja näiteks kui te tahate arvud panna, siis peate siia selliselt määrama 6, 4 ja 5. Ja ekraanile väljastades print H2. Ahah, mul on see siia jäändal, kustame selle ära. Nii et saate siis selliselt luua seti, kus on siis sellised arvud. Nüüd mis siis juhtub, kui ma paneks siia mingi teise tere. Et saab ka selliselt siis siia neid elemente lisada. Kas me saame siit kätte ka esimese elemendi? Et seda me teha ei saa, et tegemist on ikkagi siis hulgaga. Proovime ka sellist huvitavat näidet, et ma teen siia teisest seti veel. Mis te arvate, kui me paneksime siia ühe sõne? Et tuletame meelde, mis asi see sõne on.
Aha, paneme siia print ka. Print H3. Ja ennustage, mis see võiks siis ekraanile väljastada. No, vaatame. On näha, et sõnesta teeb siis sellise tähtedest koosneva hulga. Ja kuna E-d on 2 tükki, siis E-d on siin ainult 1. Võite proovida, mis see väikse tähega teeb. Et suur ja väike täht on siis eraldi, kuna need on erinevad stringid siis. Nüüd hulkadega saab teha ka erinevaid tehteid. Näiteks print 8 in H. See on siis true. Ma kommenteerin need print osad siit välja. Näiteks proovime siin 4. See on siis false. Siis samamoodi saab ka not inni vaadata, kas 4 ei ole selles H-s. True. Kas on võrdne? Saab nii nagu tavalisse if'i puhul 2 võrdusmärgiga saab hulkade võrdsust vaadata. No vaatame, kas näiteks kui me võtame selle sama ja muudame siin näiteks 7 ja 8 järjekorda. Kas need hulgad on samad? On, nii et hulkadel hulga elementide järjekord ei ole oluline. Ja kui me seal 8 siit ära võtame, samamoodi. Ning lisaks on olemas siis ka sellised võimalused, et kas on range alamhulk. Noh, näiteks 2 ja 7, kas see on selle alamhulk? On. Kas neil on ühisosa? Saab vaadata sellise sümboliga. Andiga saab vaadata ka ühisosa. Näiteks kas neil hulkadel on ühisosa? Jah, 2, 3 ja 7 on mõlemas hulgas. Ja on ka olemas vahe. Näiteks kui me siit H-st võtame ära ühe hulga. Võtame siit siis 2 ja 8 ära. Ja 3 ja 7 järele. Ja samuti saab ka ühendit, et ühend on siis püstine kriips. Saate neid kõiki vaadata siis õpikust. Nüüd hulkadel on veel lisaks funktsioone. Näiteks saab sinna lisada elemente. Saab täiendada teise hulga elementidega. Eemaldada elemente. Ja siis eemaldada ja tagastada suvalist elementi, tühjendada ja kopeerida. Neid me siit täpsemalt ei vaata, neid saate siis ise katsetada. Nii palju siis ühe mõõtmisandmestruktuuridest. Edu katsetamisel!